everybody, welcome back to my channel. I'm Anita and today I'm gonna do a Q&A video but in Estonian. Estonian is my native language, so let's see how it goes. I have no idea. Okei, täna ma teen siis eesti keeles video. Põhimõtteliselt küsimused-vastused siis. Küsimusi võtan Askist. Mul on tegelikult siin peaaegu 400 küsimust vastamata. Noh, need saavad siis vastuse mõned neist. Alustame siis, ma ei ole veel mitte midagi välja valinud. Ma ei tea, võib väga pikk video tegelikult olla. Okei, üks küsimus on näiteks, et järgmisel videol subtiitrid all, simärk. Ma ei tea, kas te olete lähele pannud, aga viimasel ajal ma olen hakanud lisama subtiitreid oma videotele, kuna ma tahan ikkagi videosid teha inglise keeles ja see jääb mu kanali asjaks, nagu see on my channel thing. Ma ei tea, võib-olla on abiks see, kui on eestikeelsed subtiitrid. Kuigi ma arvan, et eestlaste tase on ikka inglise keeles nii hea, et las nad siis olla. Pilti kammist. Damn, gonna show you those. Nii, mul on siis põhimõtteliselt 2 põhikammi. Üks on Tangle Teaser, seda ma ei leia ülesse praegu. No see on see tavaline must Tangle Teaser. Ja teine on selline kamm, see on mõeldud nagu lokkise paksusele juustele ja mul on väga lokkis juuksed tegelikult. Ja see on nagu väga mõnus, see tõmbab lihtsalt kõigest läbi ja see on... Mida? Ei saa praegu. Ja seal on väga teravad need harjased siin, nii et see läheb täiesti nagu peanahan ikka välja. Sa ikka tunned sükest mõnusat massaaži moodi asja. Mu vanaema tõi seal mulle enda mingi sõbrannast juuksuri käest poolt. Kõige ägedam uus tuttav, kelle leidnud oled. Ma ei tea, mul nagu see, et kui ma hakkan mõtlema nagu uus tuttav, siis ma ei tea, nagu uus tundub see, kellega ma nagu paar päeva tagasi tutvunud. Aga siis kui juba natuke rohkem, siis on nagu tundub juba vana sõber. Ma ei tea, võib-olla ongi sellepärast, ma võtan hästi kiiresti üldiselt inimesi omaks. Kuigi suhtleb minuga, siis ma ei tea, lihtsalt paari päeva pärast ma olen juba tunne, et ma võin lihtsalt kõik, võin tal lihtsalt kell 2 öösel helistada, võin, ma ei tea, kutsuda talvel, ma ei tea, kuskile ja kujuma ja no, igatahes kõiki asjadega. Oled otsustanud, mida peale gümnaasiumi teed? Noh, selles suhtes ma olen jah ikka otsustanud, et ma lähen edasi ülikooli ja lähen õppima ärindust, sest mulle meeldib matemaatika and fun fact, mulle tund on matemaatika. 2 asja suht, mille pärast ma koolis käin, ongi matemaatika ja inglise keel, sest noh, hingat läheb ikka vaja. Millal kokavideo tuleb? Vaatab seda asja. Nii, kuhu sa järgmisena tahad reisule minna? Praegu lihtsalt siuke hetk, et ma võiks nagu ükskõik kuhu minna. Lihtsalt, kus oleks veits sooja, mis mulle ei meeldi see külm ikka üldse. Jalad teki alt väljas. Ja see on ka ülilahe, et ma tõesti nagu mõned inimesed saadavad mulle, mis videosid ma võiksin teha ja siuksed, noh, ütleme videoideesid, soovitusi, mida te paremini, halvemini, jah, mida halvemini teha. Anyway, lihtsalt siukseid nagu, noh, ütleme tagasisidet ja see on nii positiivne, see on ülilahe. Mulle täiega meeldib. Ja kes tahab siis, mul on Ask.fm, obviously mul on Ask.fm, aga ask.fm/Anita Sibul. Täpselt nii. Kuidas suhtud Google Translate'isse? No, ütleme, et kõige lemmikum küsimus 2015. Paneme UK15. See on lahe. Nimeta kõik Türgi hotellid, kus oled olnud. 3 korda olen käinud Türgis, aga 1 kord oli niimoodi, et ma läksin Roodasele ja siis Roodaselt sõitsin laevaga Türki, olin seal 1 päeva ja sõitsin Roodsel tagasi. Nii et noh, siis ma nagu ei õppinud teha otseselt Türgis kuskil. Aga teised 2 korda ma olin Türgis terve aeg ja siis oligi 1 kord ma olin Xperia hotellis. Xperia on seal Alanias 3 hotelli, aga ma ei teagi nüüd, mis selle nimi oli, kus mina olin. Aga ta oli hästi kesklinnas ja rannal hästi lähedal ja ta oli üldse hästi hea hotell. Aga teist korda ma läksin veel paremasse hotelli ja selle hotelli nimi oli Elise. Ma olen teinud veits vlooge ka, kui te ei ole mu Türgi vlooge näinud, siis ooduke, come on. Hotell. Autotee, 2 rivi või noh, 1 ühele pool, teisele poole ja siis teisel pool kõnnitee ja rand ja meri ja kõik värgid-särgid. Et see oli ülilahe, et lihtsalt tuled sealt välja, lähed üle tee ja juba oled kohe rannas hästi-hästi mugav. Nii, siis, kas kannad suuremat rinnahoidjat? Ei kanna. Ma nagu alati vaatan, et oleks normaalne. Nii, siis siin vahepeal oli teema, et kas ma olen süütu või ei ole. No, ma ei tea, mis te ise arvate? Võite ka siis pakkuda kommentaarides. Kuskil. Eks siis näes, jah? Mis te arvate? Tee oma toast pilti.
ei, reaalselt seda ma ei hakka tegema. See on nii naljakas tegelikult nagu videotest näeb alati, et mul on hästi korras tuba, mul on nagu no tegelikult mis siin ongi, siin ei ole mitte midagi, sein on siin ainult vaata. Et noh, ei ole seda segadust üldse näha, aga kui te näeksite tegelikult, mis siin ümber, taga, kõrval, igal pool on, siis no see on crazy lihtsalt. Kas oled mõelnud, milline võiks elu olla mõnes teises galaktikas? Okay, see on tegelikult väga huvitav küsimus, aga see on kas küsimus ja ma ei ole mõelnud sellele. Jälle üks küsimus, millal kokkamise video tuleb. See on päris rigest, et kui ma nüüd hakkan vaatama neid siin, et ikka mingi aja tagant kohagi küsib kokkamise videot. Okei, päris äge, võiks teha. Milliseid EVS tooteid sul on? Ma arvan, see on Victoria's Secret, eks ju? Jaa, ei. Mul on üks Victoria's Secreti body spray, siis mul on enda lemmikrinnaid Victoria's Secretist. Seda näitasin enda Dubai hoolis ka, by the way. Vaadake siis. Siis mul on mingi päris palju aluspüksaga. Ja muide, kas te mäletate kunagi seda draamat, mis oli KSKFM-is vist oli see mustringide pärast, mida oli ühes videos näha. Need olid ka Victoria's Secretist. Just a quick reminder, you know. Kurkuiva. Väike apelsini mahl ka vahepeal. Kirjutage alla, mis on teie lemmikul mahl. Kellega saab tavaliselt kõige rohkem nalja? No nalja saab ikka kõige rohkem koolis. See on nagu päriselt lihtsalt. Koolis ma naeran nii palju. Ma lihtsalt täitsa usun, miks õpetajatel päris kõrini on juba minust, sest no ma lihtsalt, ma ei tea. Tunnis on 3 valikut, mida ma teen. Naeran, olen telefonis või räägin juttu. Nii see on, aga samas mul ei ole üldse nagu halvad hinded ega midagi, et noh, jaa, intelligentne. Vaatasin siis siin mõnda küsimusi, siis jõudsin juba 10 kuu vanuste juurde. Vaatasin, et olen päris palju heiti saanud. Küll hammaste kohta, kulmude kohta, siis mingit poolpaljad pilte tahatakse. Anyway, heit on alati minu meelest see, et see on nagu nii mõttetu lihtsalt. Ma lihtsalt loen selle ära ja ma isegi nagu ei tunne, et see käis kuidagi minu kohta. Või mul lihtsalt tunne, et ma loen mingit suvalist teksti seal või kirjas ja see nagu üldse ei puuduta mind või kuidagi selline tunne. Aga see on hästi hea, kui te selle enda sees saavutate, siis teil on lihtsalt väga suva, mida keegi teile ütleb ja te teate kogu aeg ise, milline te olete, keda võtta tõsiselt, keda mitte, kuidas munni otsas on. No, ma panen siia ekraani peale mingi lingi ja siis mine sinna lehe peale ja vaata, kuidas on. Miks YouTube'i tegid? Kas saad sealt raha ja kui jah, siis kuidas? Ma hakkasin üldiselt nagu videos mingi etapp oli mu elus, kus ma nagu avastasin enda jaoks üldse YouTube, et on niisugune asi üldse nagu kui ma kuulasin muusikat, vaata. Aga siis ma umbes avastasin, et mingid siuksed asju üldse tehakse, et tehakse mingi videos, mingid õpetused. Siis ma hakkasin vaatama ja esimene inimene, keda ma hakkasin vaatama oli Bethany Motta, siis ta üldse nii kuulus. See on tegelikult nii lahe. Et niimoodi on. Tema oli kohe nagu see, kes pani mind nagu armastama seda asja või nagu huvi tundma seda vastu. Just see näiteks, kui ma nägin Bethany Mottat, ta just nagu tema inspireeris mind, siis mul tuli ka selline tunne, et mina tahaks ka kedagi inspireerida. Ma tahaks ka anda kellelegi sellist tunnet, nagu tema mulle andis. See oli nagu nii siuke nagu kind of nagu elu mõte. Jah, siis ma algsingi algul hullult vaatama neid, järjest rohkem võtsin inimesi, vaatasin. Ise olin ka selline, et riided ja need olid mul juba algklassidest kogu aeg huvitas riided, meid kõik värgid. Ja siis ma isegi hakkasin nagu veidi mõtlema, et tegelikult nagu ise tahaks ka mingit sugast asja teha. Kui te teadsite mind mingi 7. klassist, 7-6 midagi sellist klassi, siis minus ei olnud julguse raasugi, ma ei olnud mitte midagi teha. Selles suhtes ma olen küll mingi umbes imelise muutumise lihtsalt läbi teinud, ma olen täiesti teine inimene. Siis ma hakkasingi mõtlema, et oleks ise ka üldse julgenud ka, aga siis kuidagi võib-olla ma rääkisin nendest asjadest nii palju või ma ei teagi, kuidas see niimoodi oli, et isegi nagu sõbrad, kes ütleme rohkem tuttavad, kellega ma väga ei suhtlen, isegi hakkasin mulle ütlema, et kuule, sa võiksid ka videosid teha, sa võiksid ka blablabla. Ja siis ma olingi, et nagu nüüd ma teen enda esimese video. Ja siis tegin ja see oli väga mõttetu. Näitasin lihtsalt mingi oma lemmikasju, kus juures seal on veel üleval. Vaadake. Seal olin ma siis. Ma filmisin seda handicamiga, ma sain mingi paar videot ära filmida, siis ma läksin USA-sse, kaotasin seal selle kaamera ära ja siis uut ei saanud ja filmisin mingi aasta otsas selle sama iPhone'iga videosid.
selline oli elu. Aga kallid vaatajad, ma arvan, et selle küsimusega, sihukese positiivse teemaga ma selle videoga lõpetan. Päris tore on tegelikult eesti keeles rääkida, aga minu jaoks võib-olla ongi see, et eesti keel on nagu ta on, ega keegi teda eriti ei räägi, eks ju, peale Eesti enda inimeste, nii et ta on nagu selline veits kinnine ring minu jaoks. Ütleme ausalt, mu inglise keel oleks väga palju halvam, kui ma ei teeks inglisekeelseid videosid. Igatahes saadan teile palju armastust, olge positiivsed ja küsige mult taskis küsimusi, teeme veel Q&A-sid. Okay, is for $1. So mostly on this site you can find accessories and cosmetics.